Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Haapsalu Igaühe terviseklubi on väga ettevõtlik seltskond. Seekord oli nende korraldada rahvaralli karikavõistluste etapp ja suureks üllatuseks sai see teoks tillukeses Noarootsi vallas. Omalegi täitsa üllatusena said päris head katsed, et ei teadnudki, et siin vallas on nii häid katseid. Tänu ühele kohalikule elanikule, kes ka ise sõidab, sai talvel juba vaatamas käidud ja niimoodi sai see rada siin paika pandud. Ja praegult on isegi väga sükene kompaktne ralli ja karussellsüsteemis ja loodame, et sõitjad jäävad rahule, et on kiiret osa, on tehnilist osa ja muidugi 3.–4. katse on sükene katse, kus esimene kilomeeter võib-olla nii mõnigi sõitja kirub Kruusmaalt maa põhja on, et seal on sükene kaardilugeja katsumuskatse üles alla, viskab siia-sinna, aga siis on sükene asfaldilõik jälle sees, et lõppkokkuvõttes peaks sõitjad kõik rahule jääma. Kui ettevalmistuse käigus valiti rallikeskuseks Pürksi, tundus see olevat lausa ideaalne koht. Nüüd oli aga kohal üle 80 võistlusauto, mis ühest küljest näitab, et kõigil oli suur sõidunelg, aga teisest küljest kippus vallakeskuse esine plats vägisi kitsaks jääma. Meil servicepargiga nüüd tekkiski siin probleem, et ei olnud arvestatud, et peame muru peale panema, et nüüd natukene häirisime kohalike elanike siin kodurahu muru peal, et võib-olla tuleb siis pärast hakata veel siin muru niitma järgmine nädal. Väga suurt rõhku oli pandud ralli turvamisele ja Läänemaa mehed ei teinud selles osas pisimatki järeleandmist. Me vaatasime veel kõik need pealtvaatajaid keelualad ja asjad vaatasime üle, vedasime linti veel sinna, kus nagu kartsime, et kunagi ei tea, eks ju, võib ka täitsa sirge peal midagi juhtuda, aga igaks juhuks vedasime ikka linti ja panime neid keelealu silti igale poole rohkem, kui isegi nagu turvaplaanis oli plaanitud, et hoida ära kõik õnnetused. Stardiks valmistumine on nagu eksamieelne aeg. Ikka on veel vaja midagi kohendada ja sättida, eriti siis, kui tegemist on algajatega. Esimene ralli elus, et ma ei tea, tore. Kas on midagi teistmoodi kui kardiroolis istuda? Kindlasti jah, kõik reageerimisaeg on aeglasem ja pinnas ja see on täiesti teine maailm tegelikult, et ringrada ja ralli, täiesti teised asjad. Minul on hetkel teine ralli üldse, et ega ma siin põlve otsas natuke õppinud olen tuttavate käest, et hakkama saan vist, et ei ole häda midagi. Naiste arvestes läks rajale 6 võistlusautot, aga vaid 2 olid mõlemad naised. Reeglid nimelt lubavad ka meestel kaarti lugeda. Samas aga ka paljudes kiiretes autodes olid kaardilugejaks õrnema poole esindajad. Pole häda midagi, tuttav kant ja kodukoht ja, et väga okei on. Aga viimane katse oli küll muidugi väga jube. Et jõudsin isegi ise rada jälgida ja et muidu tavaliselt kaardist ikka kaugemal ei saa. Juht on rahul, siis võib sõita. Ei ole hullu. Kraavis pole käinud, siis on kõik hästi. Kõige võimsamas nelikveoga autode klassis oldi tegelikult kõige rahulikumad. Kas te kujutasite ette ka näiteks, et Noarootsis võib sõita autorallit? Miks mitte, ega tegelikult võib seda igal pool sõita, et kus on nagu selles mõttes hakkajaid, kes sellega tegeleda, viitsivad seda korraldada, siis on ju seda võimalik teha. Tundub, et teed on vist kõigile siin ühteviisi võõrad või? Ja neid katseid ei ole nüüd viimasel ajal vist läbitud, et vist kunagi 2000 alguses on siin kunagi olnud, et meie võib-olla oleme sõitnud, aga enam ei mäleta küll. Poolsaare rahulik ja vaikne idyll keerati kiiruskatsete lehistel küll pea peale. Nii sõitjatele kui pealtvaatajatele oli kõige suuremaks nuhtluseks tolm. Kõige nooremas 16-aastaste klassis võtsid ülekaaluka võidu Robert ja Gert Virves, kes võtsid oma klassis kõik 8 kiiruskatse võitu ja vaatamata 20 sekundisele karistusele oldi üldarvestes kõrgel 22. kohal. 2 aastat vanematest oli kõige kiirem roolikeeraja Marcel Tõeleid, teine oli Martin Jaanus ja 3. Mihkel Truu. Naiste arvestes lahutas 2 esimest vaid 4 sekundit, sealjuures said mõlemad 10 sekundilise karistuse. Võitja oli Grete Männikus, teine Tiina Eerbach.
kõige kiiremad aegu sõideti nelikveoliste klassis, kus praktiliselt 2 kiiruskatsega sai edu sisse Anti Kangro. Ootame need karistused ja asjad ka ära, et vaatame, kuidas siis seis on, aga katsed on huvitavad, kuigi see lõpus startimine nagu teeb selle, et on hästi rööpas, et siin viimased 2 katset olid väga sellised, et imestan, et auto nagu terveks jäi, et siin oli päris palju lõhkumist, et auke ja rööped. Selles klassis oli kokku 11 konkurenti ja vaid ühel ei õnnestunud lõpuni sõita. Aga igal ühel olid loomulikult omad plaanid. Plaan oleks ikkagi võita, aga enne lõppu ei ole loomulikult mitte midagi selge. Rain Rannala on kogemustega sõitja, kes teeb harva vigu ja on enamasti kindel esikolmiku mees. Hetkel eeldatavasti Kangrod juhivad, et tänu sellele viimasele katsele, mis 2 korda läbimine oli, et sealt nad võtsid päris suure edu teistega võrreldes. Aga muidu vist on siin igatepidi võrdne olnud. Viimane katse, kuna see raja lõpuosa oli hästi loopiv, siis seal, kes siis oli julgem poiss ja rohkem peal hoidis, siis see võitis palju. Kangurite tiimi vastu seekord keegi ei saanudki. Vaatamata 10-sekundilisele karistusele tuli lõpuks 3,2 sekundilise ülekaaluga võit. Tundub, et see tasus ära, et meil auto enne võistlus keerasime auto natukene kõrgemaks, et ei lõhuks nii palju, et teistel oli siin palju madalamad autod, et tänu sellele tundub, et on ka auto terve. Teise koha sai Rain Rannala, 3. oli Siim Liivamägi. Üldarvestes olid esimesed 6 kohta just selle klassi autod. Ühe silla veoga autode suuremas klassis ei petnud oma fännide lootusi Marko Kukuskin, Monika Mäeste. Nad võitsid omas klassis 5 kiiruskatset, said 10 sekundit karistust ja võtsid ikkagi vaid 0,3 sekundiga klassivõidu. Üldises pingereas tähendas see koguni 7. kohta. Kohe nende kannul lõpetasid Andrek Põllumäe ja Rene Ukareda, kokkuvõttes neile 8. ja 9. koht. Kergelt ei tulnud ükski koht, see oli ka rajameistri arvamus. Kuna läksin esimesena algust tutvuma, siis oli meeletult libe ja ta oli niisugune kiire katse. Ja teiselt katselt oli esimene kilomeeter oli niisugune, kus käisime ise vaatamas, kus ikka sõitjad tulid, kellel oli nägu naeru täis, kes hoidis kõrvalt, sellepärast et see kilomeetri osa viimasest augud ennem väikest mahapööret loopis parasjagu, et eks sinna jäi ka mõningas tangejupp, et sai sealt ära toodud ja üldiselt on keegi vist ei ole väga pahane, et selline rada on tulnud. Ühe sillaveoga väiksemas klassis oli rajal 12 autot ja väga head kiirust näitasid Janno Õis, Fredi Tõnutare. Klassivõit tuli 8 sekundilise ülekaaluga. Teise koha said Neeme Tullus, Margus Uusoja ja 3. koht Meelis Marmor, Jaanus Vallimäe. Päris palju elevust tekitasid nõukogudeaegsed autod. Mosseliiga kiirem paar oli omas klassis 5 katset võitnud Martin ja Rain Juhe. Palju kiiremas SU-klassis said võidu Sander Ilves, Tõnis Avila. Üldarvestes kuulus neile koguni 16. koht. Nende esikohta võinuks väärata Rainer Meus, aga selle hea plaani rikkus ära 30-sekundiline karistus. Ühtekokku mõõtis Noarootsi valla teid 83 autot, neist lõpptulemuse said kirja 68 rallipaari. 6 aja pärast on meil juba korraldada Kehala rahvaralli Kehala radadel. Et loodame, et ka sinna tuleb niisugune arv ja siis on veel paar kruusarallit ja asfaldirallit see aasta. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.